Mis väljad 2021? Õnneks keegi ei tea, kus ma elan ja telefonidele ma enam ka ei vasta. Ja täiega. Mul ei ole kunagi ühtegi kogemust olnud elektriautodega ja siis ma alati olen pabistanud, et kuidas ma sõidan kuskile, ma ei tea, kaugele, et ma ei tea, pean mingi 3 tundi istuma, et kuskil, ma ei tea, Tartust tagasi tulla ja vist selle autoga seda muret ei ole, et kuna auto on tõesti, mulle väga meeldib, kuidas ta seest välja näeb, ehk siis need väiksed kastikesed, linnukesed, mis naisena ma vaatan, et kuidas istmed näevad välja ja no panoraamkatus ka ja Kuna ID3-ga oli sõidetud, siis oli enam-vähem teada, mis ees ootab ja üllatas muidugi selle auto ruumikus, sest et ta on ikkagi seest numbri võrra suurem, kui väljast võiks arvata. Sellel autol annab muidugi palju avarust juurde see hiiglaslik katus, mis tal siin peal on ja natuke tema avamisega oli pisut probleeme, sest et ütlen ausalt, et ma ei ole nende kõiki puutetundlike lülititega päris sina peale saanud ja see vajab kindlasti harjumist, aga teisel katsel me saime selle käima ja 3. ka tagasi kenasti, nii et see on üks selline asi, mis teeb selle auto kindlasti veel numbri võrra suuremaks, kui ta esimese hooga tundub. Nii, proovime nüüd selle auto kiirendusega ära. Valmis, jah? 1, 2, 3. Siin on see ikka lapakas ka. Elektrika kohta ikkagi päris kiiresti elavdub. Mulle meeldis ka selle auto kuju, kui ma olen harjunud oma sellise pika sedaaniga, siis maasturiroolis olles ma olin palju kõrgemal, ma nägin palju rohkem ja samamoodi, kui ma siis manööverdasin, parkisin, siis kõik need abisüsteemid aitasid mul palju rohkem näha ja ka navigeerimisega saime kenasti hakkama, kõik siia tuli klaasi peale, mis kiirus mul on, kuhu ma keerama pean ja kohe, kui ma seda autot nägin, siis see nägi tõesti väga selline edev ja vinge välja ja siin roolis olla tundsin tõesti 2 edevust saavad omavahel kokku, nii et see on ju alati suurepärane kombo. No ma vaatan praegu, kellal on 312 kilomeetrit ja ma väga ei kujuta ette inimesi, kes regulaarselt peavad rohkem päevas sõitma kui 312 kilomeetrit. Aga saab sõita üle 500, on ju? Nojah, obviously jah, et okei, mis see laadimine oli, mingi 120? 125 kilovatti laadimist. Ja selleks, et nüüd sellega ajaga 20 minutit teha pausi, et saada 200 kilomeetrit sõiduulatust juurde, nagu sul rohkem ei ole tahtaga. Minu töös on väga oluline see, et ma saaksin kõik oma asjad autosse ära mahutada. Siin ei ole seda probleemi, mul on statiivid taga pagasnikus koos siis matkavarustusega. Tagaistme peal on mul fotovarustus. Tegelikult mahuks siia veel 2 inimest ka rahulikult ära, et super mõnus. Mida ma veel mainimata ei saa jätta, on nagu see äge suur panoraamruuf, et valgust on autos meeletult ruumi ja ikkagi see mugavus on väga super. Volkswagen.